Me tulime Off-Garden Emeritage mingi, ma ei tea mis koht, see on nagu ikka, ma ei tea ühtegi kohta. Birgit valib välja, ta ei kunagi ütle mulle, kuhu me lähme. Siin pidi mingi ilus loss olema ja siin on siuke ülivinge tee. Mis asja? Palee. No igatahes ma ei tea, mis koht see on. Birgit ka ei tea. Siuksed teed lähevad siit. Ma ei tea, mis siin teisel pool on. Ilus vihmapilv on üleval. Aga lähme avastame seda kohta. Vaatame, mida siin huvitavat on. Siuksed sissepääsud. See on labürint, kuule. See on labürint, mida sina enam siin skipida niisama ei saa. Nii et ma enam ees ei lähe, siis me ei jõua kunagi kuskile. Pargis käidud, väga vinge park oli, väga ilus, väga suur palee oli, väga suur park oli ka. Et ma ei viitsinud seal midagi jutustada, nii et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. See, mis te nägite, siuke park oligi. Et võib-olla hakkabki niimoodi tegema, et lihtsalt hästi palju sinemaatikut, siis on teil huvitavam, kes seda jutustamist ikka viitsib passida. Me oleme oma kämpaplatsil, mingi tunnike või 2 on umbes. Kell on kohe 9 juba õhtul. Tulime Oldeniga siia platsile mängima. Meie koht on siuke, et kõik järjest on seal kämperid, autoelamud ja meil on pisike auto seal lihtsalt. Seal me oleme üksinda kõik suurte autode vahel. Aga noh, vähelt oli meil üks koht, viimane koht ka kusjuures. 5 € on 24 tundi, 50 senti maksab WC ja siis WC-s eraldi maksad veel euron või pesu eest maksad niimoodi, et 1 € on 4 minutit vist, kui see on õige asi, mida ma seal vaatasin. Kõik on saksa keeles, ei saa aru. Birgitilt peab pärast küsima, Birgit natuke räägib saksa keelt. Et vaata, mis sealt saab. Noh, chill koht siuke vähend. Enamus on sakslased, ühed on Hollandist, kes meil kohe vastas on. Aga muidu jah, saksa vana inimesed kõik, nagu ikka. Väga karmid tööolud on meil. Birgit saab siin õnneks varjus istuda, sooja vett juua, külma vett isegi. Aga mina pean olema siin püsti. 29 kraadi. Paistab päike peale. Katusalune enam ei tööta, sest päike paistab otse selja tagant. Aga karm. Ja mis ma teen? Videot editin. Siuke elu meil siin on. Saksamaal. On raske elu, Birgit? Hea elu on. Birgit ütleb, et tal on hea elu. Ei, jah, normaalne. Jalad saab ülipruuniks. Võib-olla jalavähi. Naha jalavähi. Aga muidu, jah, teeme videot siin täna õhtuni välja. Ja siis äkki lähme edasi. Äkki jääme täna veel ööseks. Vot,
tulime siin täna päeva lõpuks Birgit ei olnudki jalutama ka, sest ma olen terve päev ainult videot teinud ja nüüd on natuke aeg jalgu sirutada. Jah, vaatame siis seda väikest külakest, mis siin on. Niisugune müür, kus majad sees ja lossijoone, uute majadega. Vot, lähme jalutama. Me oleme nüüd tagasi jalutuskäigult. Väga ilus väike linnak oli või külake. Käisime seal müüri sees, müüri vahel ka, müüri taga. Aga enne seda, kui me siit ära läksime, siin oli kohe väike kanakuut, kus üks kukk oli ka. Täna hommikul ka ta kires meile. Ja ma tahtsin tagasi filmida, aga nad olid juba tuttu läinud. No nad peavad hommikul vara ärkama ja meid ka äratama. Ja siis on siin linnas sigaretiautomaadid. Siuksed, kust paned raha sisse, et sigaret ja ma ei tea, kas sinna need enam töötavad. Ja siis on siin hästi paljudel majadel need päiksepaneelid peal, mõned on täiesti täis. See klipp, mis te näete, seal on ainult suht vähe. Mõned on niimoodi, et terve katus on täis, katus polegi alt näha, kõik on päiksepaneeli all. Ja neid on väga palju, siukseid maju siin. Mis veel? Kellake tilistas meile seal. Võt, siuke jalutus kõik oligi. Nüüd ma olen pessu. Küttepuu mees sõidab ees lihtsalt, Ma ei saa tast mööda ka, siis see teab, kuhu ma sõidan ja ta sõidab terve tee ees. Õues on 37 kraadi ja see viib küttepuid koju. Me põgenesime kuuma eest nüüd uuesti kuskile korterisse. Eelmine kord vihma eest, nüüd kuuma eest. Aga nii palavaks juba läks, et ei kannatanud õues olla. Ja nagunii on meil siin Stuttgardis asju vaja teha täna reedel. Ehk siis me olime siin paar päeva siin, 2 päeva korteris. Tulime siuksesse ajast tagasi rändasime, 90ndate korter. Kõik on nagu siuke korralik vana aja teemana. Aga väga mõnus koht on. Et kõik asjad on olemas, pesta sai jälle, riideid sai pesta, kõik sai pesta. Et nüüd me hakkame vist Saksast ära liikuma äkki, pole veel kindel. Läheme otsime natuke jahedamat kohta. Kogu aeg on vaja millegi eest põgeneda. Aga ma jäin juustest külma, ma sain kohutava soengu selle kuumaga siin. Et mis sa teed? Elu on raske. Aga jah, me jätkame oma reisiga kuskile poole siis jälle. Davai! Me oleme Prantsusmaal. Eile käisime Saksamaal Stuttgardist läbi ja siis hakkasime Prantsusmaa poole liikuma. Sihtpunktiks panime lääne ranniku, kuna nii palavaks läks. Me ei saanud enam lihtsalt õues käiagi, kuna isegi kui tuul puhus, see oli kuum tuul ja väga rõve oli õues olla. Vahepeal oli isegi üle 35 kraadi temperatuurid. Ja jõudsime siia Prantsusmaa metsa. Prantsusmaal on õnneks suht palju siukseid kohti, kus metsas ööbida. Park Fortnite'ist vaatasime, enamus kohad on rohelised õnneks. Ja siukse hästi vinge metsa leidsime. Suht sürr oli eelõhtul siin olla. Siuke ürgmets. Mingid väedid kasvavad puude küljes, ronivad ilusti üles ja 2 järvekest on siin.
ja siis tuli veel äikesetorm ka, ikka väga räige äikesetorm, suht räige padukas ja niimoodi, et ikka põhimõtteliselt oli kogu aeg taevas valge, pole niisugust äikesetormi varem näinudki. Siis läksime magama 30 kraadiga, umbes 30 kraadi oli äkki see aeg õhtul ja Birgit vähkres terve õhtu, põhimõtteliselt mitte terve õhtu, mingi 2 tundi ja siis ta ehitas endale mingi vihmakeebist niisuguse aluse, et ust lahti hoida ja sai öö läbi uks lahti magada. Mul oli ka päris hea, aga noh, ma oleks saanud ukk kinni uksega ka magada. Ja Birgit oli, et ei, Olden ja mina magada siin ei saa. Ja ma olin lihtsalt närvis, et ma ei saanud magada. Vot, ja siis jõudsimegi siia hommikusse. Et nüüd hakkas jälle vihma sadama. Õnneks on praegu jahe. Et ma ei tea, palju temperatuuri on, aga alla 25 ma arvan. Siuke suht norm. Birgitil isegi nahk tagi seljas, sest et tal on külm. Ja nüüd me jätkame siis sinna läänerannikule sõitmisega. Me jõudsime oma tänasest sööbimiskohta. Päris ilus vaade on siin. Ja need on pilved. Mul on pilvede sees. Päris korralik. Üks kord ainult niimoodi saanud olla ja see oli Norras, kus oli ka ikka, no see oli ikka palju hullem pilv siis, mis läbi sõitis. Aga ilus vaade. Avaneb meile täna siit autost siis. Panin auto niipidi ka, et saaks tagant välja siis vaadata. Birgit otsis koerteparki ja siis soovitati talle laburinti. Nii et me tulime laburinti. Me siseneme laburinti. Ja Olden märgistas ära, kus alguspunkt on. Ja siis me teame kindlalt, kuhu tulla. Entree on otse ja Lortie on siis lõpp või? Arvatavasti. Entree otse on kellele? Entree on ja otse on sissepääs ju. Sissepääs, jah? Ma räägingi, et entree on otse, et otse minna. Ja siit me lähme siis laburinti ja õnneks siin Birgit väga cheatida ei saa. Kui te just läbi nelde hüppasid. See on pool võitu, aga vaatame, kas teeme selle kunagi ära või mitte. Jõudsime siia keskele, kohe esimene koht ja siit hakkab nüüd pihta. Me tulime siit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 kohta. 8 kohta, kuhu minna. Me valime ikka parema nagu ikka, et alati esimesest kohe paremale ja kogu aeg paremale hoida ja siis me võidame äkki ära. Aga no hakkame astuma, Birgit juba läks ees, nii et ta on juba vist kuskil eksinud. Prantslased on meie eelmist videot näinud, kus Birgit tegi täiega sohki seal selles laburindis. Nad on õppust võtnud. Siin on aiad vahel põõsastel. Isegi kui ta hakkab läbi põõsaste minema, siis ta ei saa ikka aiast mööda. Väga kaval, väga kaval. Ja see on väga hea mõte ka. Nüüd me vaatame, siin ka tatsame Birgit järgi. Siin juba paar topikut leidnud. Lõpetasime raja ära. Igati õigem lõpetame. Tund aega läks, üle tunni aja isegi.
Jee. Päris tuus rada oli. Enneks ei olnud siuke, et mingi 10 minutit läbi. Siin see teine rada ka veel. Ja nüüd ma lähen tagasi, Birgit kadus ära. Laborind tehtud. Tuus oli, nagu ma juba enne ütlesin. Et siin on isegi mingid hobused ja ponid ja kitsed ja üks kitseke seal tatsab veel ja Holdenile väga meeldib kitsed. Täitsa tasub tulla. See, mis see puidust tehtud laborind oli, seda muudetakse ka kogu aeg. Selle näha, et neid saab ringi tõsta ja vähemalt vaheldust. Et tegelikult saab ju, seal on 6 tükki veel nüüd pärast seda, mis me ära käisime, 6 kohta, kust minna siit keskelt. Need on jälle teistsugused rajad. Et noh, kes viitsib, see võib siin tatsata päris pikalt. Ja jälle uus hommik siin Prantsusmaal. See oli ka päris chill koht. Maantee on küll siin, või noh, mis maantee see on? Autotee siin jookseb, on ju, aga öösel on vist ühe korra panin tähele, et auto sõitis mööda. Muidu oli jumala rahulik, hästi siuke mõnus koht. Mis siin muud? Ega ei olegi. Birgit mängib seal Stardew Valley't Switchi peal. Holden chillib niisama, midagi joob seal vett. Ja sõime siin juba ja täna vist liigume siis lõpuks Hispaaniasse ära. Meil ei ole enam väga palju jäänud, paar tundi sõitu, siis oleme seal ja siis läheb jälle avastamiseks. Nii, kell on 3:06, me olime veel paar tundi seal hommikuses kohas, seal oli päris hea. Ja nüüd oleme me kuskil juba ligemal Hispaania piiri äärde. Et tegime väikse peatuse, Birgitil on kõht tühi, mul on ka kõht tühi. Teeme siis õhtuse lõuna, pole söönud vahepeal midagi. Siuke maantee on kohe seal natuke maad edasi, siis läheb siuke pikk tühi tee. Väga vähesid autosid sõidab siin. Ja siis sööme kõhud täis ja jätkame reisiga. Äkki joob täna Hispaanias, äkki ei jõua. Vaatab, kuidas sõita viitsib. Kuna me avoidime tolle ja asju, siis on meil sõit natuke pikem. Aga noh, siis me leiame siukseid vingeid teid siit, mida kiirteel ei näe lihtsalt. Ja jah, kes midagi. Natuke peab Holdeniga palli ka veel mängima, muidu tal on igav. Saab natuke väsitada end siin. Aga jah, läheb mänguks. Ennem kui mänguks läheb, siis lõpetaks äkki selle ülipika osa jälle ära siin. Et järgmises osas näete juba, kas me jõudsime Hispaaniasse sellel samal päeval või mitte. Aga praegu on siis nagu ikka. Kui panete like'i, on Holden rõõmus. Kui panete subscribe'i, on Birgit rõõmus. Ja kui share'ite ka, siis olen mina ka rõõmus. Ja siis olete kõik rõõmsad, kui see tehtud on. Davai, tšau!